see meeletu arreteerimine ja inimeste kinnivedamine, ega siin need tuhanded inimesed, mis Eestist viidi, see oli pisiasi, aga kõikidest liiduriikidest, kaasa arvates kõige rohkem veel Venemaalt, oli need kohad, mis need inimesed, need miljonid inimesed, mis olid mõeldud selleks, et üles töötada või selle, nojah, Venemaa rasketööstus, mis oli sõja ajal, mida õieti polnud enne sõda ja mis sõja ajal ka veel ära lõhuti. See oli tarvis üles ehitada, aga kalli raha eest sihukest raha Venemaal ei olnud. Aga neid tööjõude, kes leivakannika eest pidid seda kõike tegema, no mis siis, miljonid hukkusid, las nad hukkusid, aga rasketööstus sai jalad alla. Kaevandused, lõpmatud kaevandused, mis olid kivi, süsi, vask, kuld, mida iganes. Aga sinu jaoks oli baraki juures väljas, see oli ka suvel, talvel ei olnud seda, sest läks jäässe ja oli niiskene võib-olla 10-liitrine nõu, sellel oli all auk, sealt oli tila all. Kui selle tila tõstsid üles, siis tuli vesi oli pihku, võtsid käe ära, tila laus kinni ja no vot sealt siis said natuke pesta. Aga seal barakis oli 60 meest ja nad kõik tahtsid pesta. Väsimus sa oled, kui ront väsinud, kui sa ühe korra lõpuks jõuad sinna barakki enda asemi juurde. Sa ei hakka seda pesemist vahetama selle nari vastu. Lähed sinna küll. 1 kord kuus oli saun. Sauna läksid. Eesruumis võtsid riided seljast ära. Riided läksid nüüd omaette ruumis, oli nõnda nimetatud täipõrgu, kus siis nad üles riputati ja kanged kuuma leini neile siia anti ja no täisi tegelikult põhjas ei olnud. Oli lutikaid, meeletult lutikaid, aga täi kardab külma vist, sest neid seal tõepoolest ei olnud. Ja siis läksid järgmisse ruumi. Sulle pandi seal ukse juures oli, tal oli väike niisugune kulbikene nagu kohvi tõstmiseks. See võttis seda vedelat seepi, pandi sulle pähe. Siis läksid järgmise juurde, said savikausi, pool savikausi, niisugust leiget vett. Ja nüüd siis see oli kõik. Siis läksid, püüdsid seda siin pesta, see valgus silma, pesid ja hõõrusid ja said pea puhtaks enam-vähem. Siis oli vesi otsas. Ise olid veel hullemini kriimus, kui sa enne olid must ja vesi jooksisid. Midagi teha, vett ei olnud rohkem. No, võt. Ja läksid niimoodi jälle. Ja niimoodi aastalt. Oskad ette kujutada, mis. Ja kogu see süsteem oli loodud nii, et sina ei ole inimene. Sina ei tohigi olla inimene. Iga vastuhakkamise võimalus, mis keegi kasutas, oli surmaosas sulle. Tapeti maha alastamatult, kui natukenegi vastu hakkasid. Seal ei olnud mingisugust probleemi. Sellepärast muutusid inimesed nagu puunotid, käisime edasi-tagasi. Hommiku tuleb see narätsik, nagu teda nimetati, sisse, rabab esimese tabureti, üles ja virutab taburetiga. Keegi vastu ei olnud ka. 60 inimest tõuseb rahulikult üles ja võtab oma mütsi pähe ja saapad jalga või pildid, mis kellelgi olid. Ja oma alumiiniumlusika ja lähed sööklasse. Lähed sööklasse, seal saad oma valanda kätte, kausi sees siis midagi seal on.
tursa keeduvesi või midagi, seal ikkagi oli mõni tatratera oli ka sees. Sa said hommiku oma leivu pätsi kätte. See oli vastavalt sinu töö tulemustele määratud. Esimene, teine, kolmas ja neljas katel ja viies katel. Viies katel, seda nimetati üldise kates elektrikud ja need priturkad ja kõik need siis saavad viienda katla. See oli niisugune katel, mis elada lasi, aga ega ta suremiseks ka ei olnud. Aga teised juba seal, neljas katel ka põhiline oli. Aga keskmiselt ikka saadi seda kolmandat katelt ja seal oli juba palju vähem seda toitu ja leib oli vähem. Kolmas katel oli kusagil 300 grammi leiba päeva peale. Selle, kui said hommiku kätte, sa pidid ta ära sööma, sest kui sa jätsid ta järele, ehiteks ta käis sulle närvidele seal taskus, sa ei saanud nagunii teda õhtuks jätta. Teiseks, ta võidi sulle ära varastada või priturkade poolt hoopis käest ära võtta. Nii et söö ära ja ära mülise. No õhtul tuled jälle sama voor, tuled töölt, sa oled seal 10 tundi tööl olnud, maal üliraske töö, sa vaevalt jõuad sealt välja. Nüüd on kilomeeter maad, konvoi võtab seal kaevanduse väravast sind järele ja viib siis laagrisooni. Sealt kaevandusest tulles otsib konvoi sind läbi. Võtab nüüd seal ei ole midagi, katsub siit ja järgmine niimoodi. Ja laagriväravas otsivad laagrivalvurid sind jälle läbi. Suvel tühja tema järel, aega küll. Aga talvel, kui ikka seal 40 kraadi külma oli, tema käskis sul jopeõlmad lahti võtta, kätega katsub sul siit kaedla alt ja käed on soojad. Ja võt niisuguseid praegu anekdootik tunduvaid asju, vähe sellest. Inimesi suri, niisugust päeva ei olnud, kui kas siis jäid ka sinna kaevanduses eriti jäädi varingute alla, ohutustehnika, see praktiliselt puudus, seda mingit ei olnud. Eriti veel, kui uued inimesed toodi, nad ei teadnud sellest ka midagi, nad ei osanud ohtu ka märgata, sest seal oli, kui ikka nägid, et mõni liivaterakene kusagilt ülevalt kukub, siis sa pidid kohe jälgima ja eemale minema, et tealt tuleb jälle. Ja vahest olid need varingud tohutumad. Ja kas või mõne massina või transportööri vahel või keegi jalasti oskamatusest või me ju ise puurisime need augud, kui lõhkasi seda, kas siis süsi või seda baasi. Ja ise laadisime need augud täis ja siis juhtme vedasime käänu taha, seal siis panime selle lülitisse sisse ja pirakas käis. Aga seda juhtus nii tihti, et mees, ma ise hiljem töötasin gaasimõõtjana ja öökorra lähen sinna, vaatan, lüliti on maas, juhtmed on sees ja meest ei ole. Tõmbasin need juhtmed välja, mees oli läinud tahtis lõhata, ei läinud, ei avanenud. Nüüd läks vaatama, mis viga oli ja jättis juhtme otsast sisse. Kui ma poleks välja tõmmanud, siis temast ei oleks midagi järel jäänud. Talvel neid ei maetud. Neil võeti riided seljast ära, need riidel teksid järgmisele tulijale selga, keda järgmistel vangidele. Ja visati sinna üks niisugune lõikusoone või barakk oli, sinna baraki seina äärde. Kevadeks oli see üle katuse serva. Visatakse sinna, lumi sajab peale, jälle järgmised. Niimoodi see virn kerkis ja me käisime temast nii
10 sammu pealt mööda. Eile oli see mees sinuga koos, ta oli sõber sul. Nüüd on ta seal, tuiskonna tuul on puhunud tal kas pea või jalad sealt välja. Ja sealt käid sa iga päev mööda. Ja kui nüüd üks kord minna, 2 korda, siis võid saada võib-olla mingi trauma. Aga sa oled sellega nagu kokku kasvanud. Seal ma mõtlesin, et ma ei tohi enam mitte midagi tunda. Ma ei või mitte midagi oma südamesse võtta. Ma ei või kodu peale, ma ei või mitte midagi, noh, ma pean maha suruma kõik need tunded, mis inimesel on. Mina töötasin 30. kaevanduses, hiljem ma olin 7. Noh, nad solgutasid kogu aeg, viisid ühest kaevandusest teisi, nii nagu neil seda vaja oli. Ja siis võid ette kujutada, kui seal on 30-40 laagrit, igal kaevandusel oli oma laager. Ja igas laagris 2,5, 3, 4, 5 tuhat. Kapitalkas oli, see oli kõige suurem, seal oli üle 10 000 vangi, seal oli naiste laager ka.